Tere merelaika vaatajad! 20. august, taas iseseisvumise päev ja me oleme tulnud traditsiooniliselt nagu ikka teletorni juurde, kus toimub teletorni perepäev. Ja pidu on veel algushoos, rahvast väga palju ei ole praegu, aga eks ta siin koguneb mõne aja pärast ja praegu me oleme Kaitseliidu lasketiirus, õhupüssi lasketiirus, kus siis võib lasta sportrelvaga. Ja märklaud on siis sealpool. Sellist väikest märki tuleb tabada. Viivad läbi noorkotkad kodutütred seda laskmist. Tal on palavam kui teistel, eks ole? Oi, kui on väga tubli. Lähme vaatame, kui sisse on. Nii. Ja vaatame mõne aja pärast siis edasi, mis siis tuleb järgmiseks. Saat või aitan? Siia alapoole ei saa vaadata. Ja lähed rohkem niimoodi lintu lähed ja siis sa näed, et tuleb lähed silma. On nii tore? Jaa. Okei, proovime uuesti. Siis see läks saab alla. Ma enda poole. Ja kui see ei lähe, siis ära suungi panen. Ma panen niimoodi, et see lapik osa läheb sees. Ta läheb su sisse. Nüüd lükka kinni. Vaata, märklauad on vist veel. Ja nüüd. Need on nii suured kuulid, aga paistavad väiksed. Vaatad, kuulid on seal, kannu sees pisikesed. See on pisi. Märklaud on. Ära, vaata. Ei olnud vaja mudida, jah. Oli. See kukkus maha ja oli nii tore. Kaspar ei taha nagu. Ja siis seda ka palju kõhupall on seal, kui selle piirkonnas, et Ja siis sa oled täiesti mööda lasknud. siis sa näed, vaadata, kellegi jõuda vaja. Ta on meil viimane jõudmine saada. Ma annan sulle ühe võimalusele. Loodame, et ta saab sisse. Kui ta läheb. Kui ta ei saa, siis on ebaõnnetus. Ta oleks peaaegu selle täis. Сейчас постреляем. Ты не хочешь стрелять, что ли? Ты хочешь стрелять? Ну так давай вот как раз очередь уже стояла. Let's go! Tuli ära. Jaa! Nii, liigume edasi. Kaitseressursside amet. Pidevalt kohmata päästkubi. Tere! Ja jälle noorkotkad kodutütrid. Aga see tähendab seda, et mul on halb siin. Nii, vaatame edasi siit mööda rida veel.
Ja nagu ka eelmistel perepäevadel, naiskodukaitse, noored kotkad, merekotkad. Sõlmede sidumised. Mina räägin alati, ma ei tea, kui vana sa oled, aga ma emadele isadele Ja idamalevkond. Kaitseliidu idamalevkond. Vaatame, mis siin on, kas on relvalett, see on pioneeri. Ja. Nii. Vaatame, mis edasi tuleb. Ja vaatame edasi. Traktor suur. Miiniväli. Ja Hestleri hotellis on romantikapakett 2, mis on peavalikuks. Ja Kalevi malevkond. Aga blogi jaoks siis jätkame siin edasi ja vaatame nüüd, oleme jõudnud Kalevi malevkonna juurde ja relvalaud. Ise tegin mingid mailid. See loogi on siit, kellele me valetame. See ei ulata. Ja vaata siis. See on raske su jaoks. Ei saa nii. Relvalaual veidi teistsugused relvad kui Halus ja Keilas. Nii et vaat sedasi. Aga vaatame, mis järgmiseks tuleb. Ja nüüd on liitlaste tehnika. Prantsuse tehnika. Prantsused. Soomuk, ratas soomuk. Saame sisse minna. Prantsuste ratastank. Ja nagu ja vastas on Päästeamet. Ja vaatame, mis tuleb järgmiseks. Nüüd siis optika ja ka prantslaste tehnika. Snaipripüssid. Hello. Parandan, see on nüüd, siin on ka britid. That's a French system, so I doubt you can buy it that easily, but you can buy it 50. Ja vaatame, mis seal laua juures ka kaugemal on.
17, see on 5. Yes, it's Grenade launcher. Okay, donc this one. Fire, switch and ja üriseb droon. Selge, liigume edasi, siis vaatame, mis järgmiseks tuleb. Nii, Kakumäe Sarr on nüüd väljas. Toome tänasesse päeva natuke tekstilist osa ka. Ja Punane Rist ning Naabrivalve. Moodne sõna on turvalisusest, valvamisest. Ja nagu näha, ka Eiti jalutab ringi. Vabad, aga ka kodus peab saama vabaduse eest võitlema. Ja ma arvan, ka meie suure vabaduse eest me peame ka seisma ja võitlema. Tore on, kui tulevad võõrad suurte masinate ja suurte relvadega meid kaitsma. Aga tegelikult hakkab ju kaitsmine peale iseendast. Iseendast, oma perest, oma kodus, oma külas. Näiteks kui on Ja sellepärast on väga oluline, et ise võib-olla väsib ära. kui me mõtleme sellele enne, kui me valmistume selleks enne, kui see vajadus tekib, et me oleksime valmis. Ja sellepärast on täna siia kogunenud inimesed lavale, kes teavad, kuidas seda teha ja milleks seda teha. Ja siin laval nimed ette on meil Naabrivalve Liiduranna sektori vanem Monika Aasna. Ja tänase video siis ütleme niimoodi, et viimases osas siis ei ole relv käes. näitame veel üldpilti, lastele igasugused batuudid ja ronimisseinad ja muud sellised asjad ja söögirida. Aga aitäh siis teile, kes siis täna Merelaegast vaatasid ja soovime teile siis ka pidupäeva ja kohtume taas mõnes järgmises videos.